ketsikultuur ja Eesti. Nii. Kuidas te seda ketsimaastikku siin kirjeldaksite ning milliseid muutusi te olete näinud viimase paari aasta jooksul? Rahuli, ma arvan, põhimuutus nägi, et mina hakkasin ketsi kandma. Jah. Tegelikult see on päris retsiks läinud, et ütleme nii, et nagu siis, kui mina ja Rainer neid oma jalanõusid taga ajasime, noh, ma ei tea, kus sa ajasid, aga ma ajasin eBay'st taga. Internet, ma olin jah, igast erinevad portaalid. Et tänapäeval et noored on nagu, ma ei tea, kuidas neil nagu nii palju aega ja seda ressurssi, noh, rahalist ressurssi ja kõike on, et noh, nad leiavad nagu kõiki neid ainulaadseid asju üles. Et selles suhtes, kui sa vaatad kas või Sneaker Hamletisse, et vahepeal tulevad ikka sinna nagu sellised asjad müüki, mille peale noh, Rainer maksab 650 €, aga nemad saavad seda retailiga kuidagi kätte ja saavad veel seda nagu Eestisse ja see on meiesugused vanad inimesed siis on ju, kes ei saa eluga hakkamagi. Aga noored on selles suhtes mul müts maha vaata selles suhtes, et nad suudavad ikkagi kõike leida, et kui me korraks kaldume teemast nagu kõrvale, siis räägime siin kas või nagu nendest uutest mingi Supreme'i mingi pusadest ja asjadest, et täna tuli välja, homme on juba mingi tüübilt see Eestis nagu müügis või seljast nagu, et noh. Ja kui kiiresti see on toimunud ka nagu... Sorry veel kord, ma mõtlen nüüd inimestele, kes ei tegele sellise asjaga kunagi, et kusagilt selliseid limited asju saada, kui raske on mingit seda Supreme'i pusasi Eestisse saada? Noh, nagu sa ütled, et tal homme on olemas, aga noh. No selles mul on lihtne näide, et eelmine nädal ma üritasin ühtesid ketse saada ja siis see releasiti 3 korda, nagu 3 erinevas poes ja seal jooksevad taimerid, kõik on ilus ja siis ma istun seal pingsalt, vaatan. Tööd ei tee. 10-9 ja niimoodi ja siis see taimer ja siis see koduleht jookseb kokku ja siis tuleb välja, et see ei ilma, autostop nagu. Et nagu see on nagu sekundite küsimus, et seal ei ole mingi minutid või midagi, Et võti on kiirem internetiühendus, jah? Kusjuures see mind pääsnud üli mitmes olukorras. Ma nagu, et mul on nagu Telia 4G, näidake siia, mida ma suudan, kõmm, ei saa. Kus on 5G? Jaa, tõesti. Aga selles suhtes ma ei tea, mis selle nagu, mis seda lahendab. Ma ei kujuta ette, et ma olen proovinud seal erinevate mingi VPN-idega, et jääks mulje, et ma olen USA-s või kusagil mujal. Mitte midagi ei aita. Ei jää seda muljet. Mitte midagi ei aita. Ja siis on lihtsalt mingid tüübid, kuule minu käest saab tahad. Ja see ongi, minu jaoks on just see, kui järsult see on Eestis nagu toimunud, et ma nagu huuligani kirjutan neid artikleid, kus ma nagu iga tossu artikkel, mida ma kirjutan, ma alustan lausega, et te ilmselt ei tea, mis see on, aga põhimõtteliselt see on selline asi, et on tossud ja on kollektsioonid ja see on selle kollektsiooni see mingi osa ja see on retro toss, mis tähendab seda, et see tegelikult samasugust on juba mitu korda varem ka olnud, aga need olid otsa ja nüüd tuli uuesti. Ja nagu ma olen nagu aastaid niimoodi kirjutanud ja nüüd ma vaatan nagu neid noori, kes seal Sneaker Hamletis ka nagu suhtlevad ja neid müüvad neid tosse ja nii. Ja vaatad kas või YouTube'is siin uued SoundCloudi räpparid ja see on kuidagi nii järsult on nagu hüpe toimunud, et ongi mingi meestel on mingid pälessi pusad seljas ja mingid nagu siuksed asjad jalas, et jääb lihtsalt nagu imetada. Aga samas see on nagu nii väike, et kui sa vaatad nagu lähed Viru keskuse ja lähed sinna trammipeatusesse ja vaatad seal nagu... Mul on see küsimus teile rohkem. Te hetkel räägitegi tegelikult väga siuksest pisikesest 0,0000 top 0,0001% on ju. Aga ma mõtlen ikkagi natukene seda Eesti tänava ketsikultuuri ongi, kus sa seisad seal trammipeatuses või kui sa oled Viru keskuse foajees, siis kuidas see pilt muutunud on? Mida kantakse? Mida ei see on kanta? ikka sama minu meelest. Ma nagu ikka nagu nukrusega jälgin, et... Aga mis on sama? No kõik nagu esiteks on see, et mida kantakse on neid sükseid... Ma vihkan seda, mis on see imelik riidest nagu mingisugune tenniselaadne toode, mis on nagu see suur varvas on väljas, vaata, välja kulunud nagu mingi 2 nädalaga. Ja nad käivad nendega aastaringselt nagu kevadel sama see tennis on jalas, lähed sinna weekendile, vaatad kõigil samad tennised jalas, lähed edasi sinna septembrikuus kooli on ju, vaatad kõigil samad tennised jalas, jõuludeks kõigil samad tennised jalas, aastaringi panevad, väljas on lumi, lörts, päike, mis iganes kogu aeg on sama tennis jalas. Ja ma näen juba, et see tald on täiesti flat. See on nagu täiesti sile, eks tal ei ole nagu mitte mingit tuge nagu sellel jalal. Ja ma lihtsalt nagu, ma ei kujuta ette, mismoodi see põlvedele ja asjadele nagu 15 aasta lõikes nagu mõjub. Ühesõnaga, minu jaoks on täielik nagu, selles mõttes, et
mida nagu alati tuuakse ettekäändeks, et kallis on, et kui sa nagu ostad 650 euroga, aga see on lihtsalt nagu, see on idiootne, no see ei ole nagu, see ei ole päris maailm, ma saan ise ka aru, et see ei olnud võib-olla kõige targem tegu, aga kui sa lähed nagu normaalsesse jalatsite poodi, vaatad sealt jalatseid, siis sa saad endale ülikvaliteetse jalatsi normaalse hinnaga. See ei tähenda, et sa pead minema sinna fake... Soovita ühte konkreetset jalatsit, mis on praegu... ühte konkreetset jalatsi poodi, ühte konkreetset jalatsi brändi. Kas sa saad soovitada, palun? Soovitada ühte konkreetset jalatsit, mis sinu arust on sellises väga normaalses hinnakategoorias, mida tavaline Eesti noor saab endale lubada ja millega on cool käia läbi aasta. Võib-olla mitte läbi aasta, see on nagu me ei suuda kõigi probleeme lahendada. Ega, no see ongi see, et tegelikult ei saa seda nagu ette öelda, kuna meie ei oska öelda, mis on mingi inimese hinnatundlikkuse tase ja nii edasi. Ma lihtsalt räägin seda nagu suuremas pildis, et sa võid ju minna näiteks Tondi outleti on ju, sa võid nagu põhimõtteliselt nagu pool tasuta saada endale, mis iganes ülikõva tossu, nagu mis muidu maksab võib-olla poole rohkem on ju. Ja no selles mõttes nagu lihtsalt nagu see suhtumine, et sul on savi, mis sul jalas on, minu arust see on nagu põhiprobleem. Et üks, no okei, Eesti rahvus oma olemuselt on ütleme siuke nagu low key, et nad ei tahagi nagu silma paista, sa ei peagi silma paistma, sa ei pea mingi aga kas sa arvad, et noored ei taha natuke rohkem ikkagi silma paista? Muidugi, noored tahavad loomulikult, nagu minu arust see on ka üliselgelt näha, et inimes, või see uus generatsioon hoopis teistsugune, nagu juba puhtalt selle sotsiaalmeedia pärast, et nad on nagu tahavad näidata ennast rohkem, mis ei ole üldse halb asi, tuleb töövistlusele siuke noor, ta on poole enesekindlam ja oskab enda kohta poole rohkem rääkida. Et loomulikult on see nagu muutunud, aga ikkagi mingi siuke üldine arusaam on minu meelest nagu meie kultuuris, et sa ei pea nagu sellega tegelema, mis sul jalas on. Ja minu arust see on nagu täitsa vale. Et noh, mida noored võiksid nagu kindlasti teha minu arust, on puhtalt ikkagi see, et lõpetage fake jalanõude ostmise. Jep. Agree! Et tegelikult ma ei ütle seda nagu sellepärast, et see kannab feiki, sa oled nõme, vaid point on selles, et nagu nendel feikidel jalanõudel ei ole seda tehnoloogiat, mis on mõeldud su jalgade turvalisuseks, mugavuseks, et noh, et praegu sa mõtled küll, et nagu fuck it, et nagu palju see ikka muudab, on ju, aga kui sa saad, noh, kui sa jõuad minu ja Raineri siia vanusegruppi, ikka, et siis sa hakkad seda tundma nagu, et ja mis puudutab seda hinnaklassi, siis ei noh, mina ütlen ausalt välja, et ma üritan ikkagi peaaegu mitte kunagi tossu eest täishinda maksta, et võib-olla ma olen korralik juut, aga mulle meeldib kaubelda. Et selles suhtes kõik ikkagi lõpuks nagu... No ega Viru keskus see kaupleja. Jah, seda kindlasti. Seda ikka saab 10 alla vaata. Äkki ikka, no. Ma nägin, see oli palju odavam, äkki ikka saab. Jah, ei, seda muidugi, aga noh, alati on võimalik ju mingisuguseid kampaaniaid jälgida ja niimoodi, et selles suhtes ega poodides ei ole ka ju kogu aeg see, et kõik on nagu, noh, leti hinde, that's it on ju, et kui sobib mine ära, et kogu aeg käivad ju mingi ägedad kampaaniad ja sa leiad alati endale mingit ägedat nagu varianti ja samamoodi nagu Rainer rääkis, et on ju olemas need outletid, kuhu saab minna ja osta pool muidu mingi noh, eriti ägedad ketsid, mida võib-olla minu ja Raineri suuruses ei olegi, aga sinu suuruses on täitsa olemas. Minu arust nagu üks argument, mida nagu öeldakse, ongi see, et umbes, et mind ei huvita see, mind ei nagu, mis vahet seal on nagu, jalats on ju. Lihtsalt tänapäev, nagu aeg on nii palju edasi läinud, noh, et põhiasi, mida ma ei tea, mu vanasi ütleks, et nagu vanasti said paljajaluga käidud, et mis nüüd on vaja siis siin osta mingi uhke, mingisugune mingi asi. Veipör või mis see oli sul, mingi padjad ja värgid. Aeg on lihtsalt nii palju edasi läinud, et inimese keha ei läbi enam neid samu olukordi, mida ta aastaid tagasi läbi. See elu on nii palju, ühiskond on nii palju muutunud, tempo on nii palju muutunud. Et sul on vaja nagu teistmoodi nagu seda kõike nagu läbida. Selles mõttes, et see hulk, mida tänapäeva inimene jalutab linnas või see hulk, või nii palju, kui ta istub ja nii edasi, et meie nagu elud on nii palju nagu muutunud ja selle kõigega on need nagu päris jalatsi brändid kaasa. Noh, see ongi, et päris jalatsi brändid on nagu sellega nagu kaasa tulnud ja see ongi tähendabki seda, et me elame kaasaegses maailmas, me peame käima nagu vastava varustusega. Et noh, loomulikult võib keegi öelda, et noh, mis asja, et vanasti siin
miljon aastat tagasi piisas mingist karusnahast on ju, aga see ongi minu arust see point, et elu on täiesti teistsugune praegu, sa ei saa nagu võrrelda mingit karusnaha venda ja tänapäeva venda, kellel on vaja nagu jalale normaalset tuge, et läbida neid kilomeetreid, mida ta peab läbima, on ju. Et selles mõttes minu arust tasub kindlasti mõelda selle peale. Eriti hästi tuleb see välja tegelikult jooksuvelatsiga. Aga ärme sinna isegi hakka sukeldama praegu. No see trenni teha mingisuguse selle, ei taha neid brände välja öelda, mis ära ütle siis. Aga ühesõnaga need poed, need erinevad poed, mis teevad täpselt selle tossu, teevad täpselt samasuguse tossu, panevad müüki mingi mega nalja hinnaga, sest et siin ei ole nagu mitte mingit materjali, mitte mingit tuge, mitte mingit nagu disaini, kõik on varastatud ja lihtsalt on ainus asi, mis maksab, on see liim, millega seda koos hoitakse lihtsalt põhimõtteliselt nagu. Ja siis nendega käiakse trennis ka, ma olen näinud, et see on nagu imeline lihtsalt, see on imeline. Ja minu arust ei ole. Aga tegelikult mul oli üks teine küsimus, et vaata inimesed, keda siis hakkab nagu see teema huvitama, ketsimaailm, kõik viimased reliisid ja nii edasi, kus teie kõige sellist huvitavamat ja relevantsemat infot leiate? Mis saitidel te käite ja mis Instagramme te jälgite, mis on teie nagu lemmikud? Ma vaatan kindlasti Metsakuitsat. Instagramis on väga palju laevad informatsiooni. Mis sa nüüd? Ära. Aga kui selles suhtes nagu Instagramis nagu neid inimesi jälgida või midagi, siis noh, on suht low-key inimene. Et ma pigem enamus mu info tuleb seal Dropdate'i kodulehelt tegelikult. Okei, ei no näiteks noh, mina jälgin Dropdate'i Instagram, minu uudistevoo ketsi osas on tegelikult Instagram, ma nagu näiteks saitidel väga tihti niimoodi ei käi. Peale Hooligan Hämmeti muidugi. Joo! Nii, jätkame. Ühesõnaga, Dropdate'ist... Dropdate ja siis no muidugi Complex. Et selles suhtes seal ma näen nagu kõige neid suuremaid trende ära ja siis samuti on mul mingid ketsid ma juba tean enam-vähem millal tulevad ja siis ongi nagu palju lihtsam hakata neid nagu taga ajama. Aga sul ei ole mingid Euroopa mingid saite? Ma olen ise nagu hullult üritanud, ma nagu olen hästi selles Ameerika infovoos nagu, et ongi Highs Noviety ja Complex ja nii edasi. Et mingid Euroopa saite nagu, sa ei tea mingisugust, mida nagu tasuks jälgida või? Kus nagu... Kas Nice Kicks on Euroopa? See Sneakers and Stuff, see peaks Rootsi oma. Ja neil on Rootsi oma, aga neil ei ole Käliruut samamoodi Rootsi oma. Et neil on oma Insta ja kõik see. Tõsi. Aga ma mõtlen, kas on nagu mingid siukseid... Sa mõtled ala mingi Euroopa influencerit? Ei, no mõtlen nagu ala mingit Berliini Hooligan Hamletit. Või noh, mingit, ma ei tea, ongi mingi Prantsusmaa. Vaata, Dropdate on ju UK oma. On jah? Okei, siis see on UK, okei. No, siis see ongi Euroopa. Et selles suhtes minu arust Dropdate'is sa saad nagu kõike infot, mida sul vaja on, et kuhu nad tulevad, mis kell isegi ja mis hinnaga, kõik info on olemas. Ja enamus need saidid saadavad Eestisse tasuta isegi kohale sulle tõusud. Aga inimestest, keda Instas jälgida, kus nagu selline hea ketsi uudistevoog teie telefoni? Ma olen nagu, mõnes osas olen nagu klišee ja teises osas olen nagu liiga nišš. Et ma jälgingi mingid tüüpe, ongi Sneakers and Stuff ja asutajad on ju 2 Rootsi tüüpi, mõlemad jälgin, mõlemil on mingisugune 200 followeri Instagramis nagu üli nagu autentne feed. Et aga, ja siis muidugi klišee on vaadata kõiki neid põhi nagu streetweari vendasid nagu Jeff Staple ja Bobby Hundreds ja siis Sean Weatherspoon ja nii edasi. Et nagu see on nagu, aga see ei ole nagu see nii-öelda droppide info või et nagu nad ei jaga nagu seda informatsiooni, et kus mis toss nagu kukub. Et aga lihtsalt nende osa või seda maailma nagu huvitav jälgida või et sa nagu näed seda kuidagi seest poolt rohkem, kui need poed nagu näitavad ikkagi ja ütleme, need online ajakirjad näitavad ikkagi pigem seda välist külge. Et siis sa näed nagu neid industri inimeste poolt nagu seda sisemist külge, mis on just nagu praegu. Ja sul Instagramis sa ütlesid, et... Metsakuitsu. Õige, no. Ja siis teine asi, mida ma jälgin, on see NBA Kicks. Et ma lihtsalt vaatan, mis tossul mingi NBA mängijatel on nagu enne seda, mitte nagu see, mis neil platsil elas on, vaid just nagu pre-game'i teema. Off the court. Okei. Et selles suhtes... Mul praegu ei saa vaat jälle. Et seal on ka päris palju neid trendsettereid. Et no Russell Westbrook, LeBron James ja siis PG Tucker. Tucker, jah. Jep.
no põhimõtteliselt on talv. On. Nii, sa rääkisid enne neist inimestest. Meil on siin nüüd täiesti uus set, me pidime alustama. Jaa. Talvekollektsioon on kohal. Talvekollektsioon on jõudnud kohale. Siis valik talvisemaid ketse. Tahtsin üldse selle teema kohta küsida, mingid aastad tagasi ei olnud selliseid asju tegelikult nagu talveketsid, sest et ketsiaeg sai läbi, kui õues läks külmaks ja jäiseks ja lumiseks ja märjaks ja vastikuks ja depressiivseks, siis sai ketsiaeg läbi, aga praegu on meil olemas sellised asjad nagu sneaker bootsid, et mis on niisugune üldine arvamus sellest kogu talveketsi teemast ja kas ise kannate või mida teie talvel kannate? Mul on selles suhtes elu päris lihtne, et kuna ma sõidan enamus aja nagu autoga, ma jala peaaegu üldse ei käigi. Nagu kõik 12-aastased lapsed. Aga kui ma käin jala, siis mulle need sneakerbootid ikka täiega meeldivad. Et eriti need Special Force'id. Sul on need kõrged nagu sarnased? Jah, mul on 2 need on naiste omad, jah. Aga ma mäletan, see oli mingi aasta või 2 tagasi, kui nad esialgu tulid, vaata kõikid nende mingi spets, mingi kotid olid kaasas ja kõik jutud. Siis ma olin mingi, ma pean saama. Ma ei saanud. Nagu ikka. Aga ei, minu arust nad on nagu, sellega ongi see, et sa saad nii-öelda endiselt edasi ketsidega käia, et mis su stiiliga nii-öelda sobib ja kõik. Aga samas, see kets pakub sulle piisavalt soojust, et su jalad ei külmetaks ega midagi ja et kusagilt mingi vesi ei tuleks sisse või et ei peaks nagu mingi märgade jalgadega ringi käima. Et sa pigem arvad, et see on mingi trend, mis võiks nagu kasvada või edasi minna või kuidas? Mina pooldaks seda täiesti, et selles suhtes ma kujutan ette, et noorem, 12-aastane neiu või noormees on kindlasti nagu suurema, hea meelega nõus kandma sellist ketsi kui see, et legend, mis vanemad ostavad, mingid sellised botased või saapad, tanksaapad, mis iganes. Ja ta ei tunne ennast sellega kõige mugavalt ja samas see toss nagu ta paindub ja kõik on nagu mõnus ikkagi. Muidugi, ma mäletan jumala hästi, kui sneakerboot tulid, mul pole mitte kunagi olnud ühtegi saabast põhimõtteliselt. Või kunagi ma mingi väike poiss, siis ma käisin mingite kollaste caterpillaritega, aga ühesõnaga, et kui need sneakerbootid tulid, siis ma olin nagu, et super lahendus, sest et mul olid Air Maxidega olid ikka varvas oli niiske. Lihtsalt ütlen vahepeal ära, et see ei ole konkreetselt nüüd sneakerboot. See ei ole, aga ta on nagu... jooksujalad isegi võiks öelda. Nii, aga ta on ilmastikukindel. Ta on, siin ma tahtsingi jõuda. Ta on ilmastikukindel jooksujalad. Ja tegelikult see Model Vapor Max on ju see, mida tihti sa näed ikkagi sellisel ketsihuvilisel jalas rohkem kui jooksjal on ju. Et jah, palun vabandust, et vahele segasin. Ei, väga õige, selles mõttes, et see ongi minust lahe, et see nagu nii-öelda sneakerbootidest tulnud selline ilmastikukindel nagu liin, mis tegelikult vist Ameerikas ei ole üldse ju teema tegelikult. Või ma ei tea, kui väga neil nagu ilm mingisugust tossu kultuuri nagu... Tundub, et see nõudlus on pigem Euroopas ikkagi. Ja, mulle ka tundub, et UK ja see. Et ühesõnaga, et minu meelest see on jumal lahe, et see asi nagu toimib ja minu meelest on lihtsalt ülikahju sellest, et... Mega lahe. Minu meelest ka. Näita seda sinna ka. Juh! Ja panevad kinni. Rets lihtsalt. Ülirets. Aga... Et minu meelest on ülilahe, et see, aga kurb on minu meelest see, et inimesed ei võta seda nagu omaks kuidagi. Et mulle nagu, ma ei ole linna peal, ma ei ole üldse näinud ühtegi inimest, kellel oleks sneakerbootid jalas. Mina nüüd näen. Aga mul on see, mul on need filtersilmad, mis filter... Mul on ka, ega ma nagu esimese asjana vaatad ikka maha, et mis inimene on ja siis vaatad, kes on nagu. Okei. Normaalne inimene, Okei, sul on need filter ja mina filterdan veel nagu lahtritesse. Okei, see on Holiday 2018, see on Fall, see tuli esimesena. See oli meil vist esimeses flows, see oli teises flows. Ühesõnaga, aga ei, siin laua peal tegelikult need ei ole kõik isegi sneakerbootid, aga need on siis sellised hetke kõige erilisemad, kuumemad, kõige ilmastikukindlamad ketsimudelid, mis praegu Nike poodides on. Et tahakski küsida teilt, et mis siit laualt teie sellised lemmikud on, mida te soovitaksite, mis oleks tuusad, mida te ise kannaksite? No ma alustan kõige see naiste oma ju. See naiste oma, kas sa võid... Aga ma tahaks selle oma pruudile anda nagu. Ülihea lahendus, hele toss, valge, eks ole, kõik hakkavad ka Eesti sügis, ma ei saa valget ja tossudega käia. Mina olen alati öelnud, et valge toss ei tohi olla lumivalge. Sa oled alati nii öelnud. Ma olen alati seda öelnud. Kes teab Rainerit, siis ta on alati nii öelnud. See võib olla minu 3. ketsi moto. Valge toss ei pea olema valge.
valge tossu peal peab olema elu, peab olema näha, kus sa oled käinud, mis sa oled teinud ja siin on veel ülilahe see nagu retro vibe'iga see, mul oli kunagi Air Force'id oli niimoodi, et mul oli siis nagu see, et ma pean ikka pesema neid ja siis kui väikse poisina panin need pesumasinasse, mida ei tohi teha. Toss ei tohi pesumasinast panna. Siis pärast pesumasinast tulemist oli alati Air Force'il oli tald kollane nagu. Ja siis ma hullult nagu olin nagu sad boy nagu onju. Aga nüüd ma näen, et see on disainiks nagu ümber tõlgitud, mis on just ülilahe nagu lahendus. Ja tüdrukutele ülihea nagu toss, kuigi valge. Ja siin on veel nagu ma näitasime, see on mega featuur. Force is female. Force is female. Force female. Force. Kes nii kaugelt teeb lugeda? Ja põhimõtteliselt on veel see, et see on ju Air Force, vaata ka. Aga ühesõnaga minu lemmik on kindlasti see. See on veel Air Force ka. Siin on veel sellised pisikesed detailid, üliägedad ja mis kõige ägedam see tossu juures on minust paelad. Et ütleme tavalise Air Force'i pael on nagu teistsugune, et siin on selline paksem ja harvem pael, et kui siin on nagu 1, 2, 3, 4, mingi 100 auku, siis siin on 4 auku, et üliäge minust disaini mõttes ja sellised pisikesed elemendid ja ma räägin, mul hullult meeldib see kollane retro tald siin taga all. Aga sul on valgetest tossust natuke sulle meeldivad meeste jalana. Ja ikka. Aga see, mida Rainer rääkis valgetest tossudest, ärge seda üldse kuulake. Et selles valge kets peab olema ikkagi lumivalge. Kas see on see pitsa ananas see küsimuse? Et kas pitsa peale käib ananas või käi? See on sama küsimus. Muidu hääletage, jätke kommentaaridesse, kas peaks käima või peaks käima ananas. Ja või ei? Ja kas toss peab olema valge või peab olema ära määritud valge? Jah. Valge kets ikkagi peab olema valge. Et ühesõnaga Rahul arvab, et valge peab olema. Jaa, et kuidas oma elu nagu kergeks teha, kuidas tosse siis valgena hoida. Noh, see on kõige tüütum ja lihtsam variant tegelikult on see, et kannad ära. Mitte kanda, väga tüütu variant. Jah, kõige lihtsam on see, et ära panna üldse. Ainult siis, kui ilusad ilmad on, siis lähed. Aga muidu koju jõudes lihtsalt kiirelt puhtaks. Nagu kohe või? Kas see on nagu, et nagu otse nagu pead tegema, et tuled nagu tuppa sisse ja kohe võtad ära või see peab natuke kuivama ja siis maha? Mina võtaks kohe maha, enne kui see selline üldiselt tekib mingi kollasus või mingi kollased jooned, mida ei saa kunagi enam hiljem välja. Mul on siia tekkinud. Jaiks! Kas te see kohta, kui ma oma tosse näitama? Aga kui oma lemmiktossu valida siit lauas, siis ma ikkagi, kahjuks või õnneks ma lähen ikkagi naiste tossu juurde. Et selles suhtes arvestades nagu praeguseid ilmastiku olusid ja kõike, siis see oleks minu nagu go-to kets üldse iga kell. Et selles suhtes mul on endal 2 paari, mitte naistomasid, aga ma lihtsalt, need on nii lahedad minus. Nad on nii erilised ja ma arvan, et iga kord, kui ma näen kedagi linnas sellistega, ma tahaks talle nukid anda. Anna. Minu poolt ka. Aga see on lahe nagu selline väike kokkuvõte sellele vestlusele ka, et alati on see teema olnud, et naistele ei ole üldse nii palju lahedaid ketse ja meestele on. Ma mäletan, ma ise ka seda juttu rääkinud millega. Aga praegu siin istume laua ümber ja 2 kõige lahedamat ketsi on naiste ketsid, nii et... Ma tooks selle ka muidugi välja, aga see ei lähe sügisega eriti kokku. See on ka naiste kets. Jah, see on naiste kets, aga see on ka ikka nagu Air Max+. Aga see on ikka väga siuke võimas disain. On võimas või? Kas see on nagu see, mida tavainimene kardaks jalga panna või? Ma arvan küll, jah. Aga kui ta on üleni mustas, ülirahulik nagu ja tal on see jalas, siis see ei ole ju nagu... See on päris bänger. See karjub päris korralikult. Üldiselt kogu see lainetega see disain ja see tald on ka ikka väga nagu outgoing. See on Air Max+. Ja see on üks minust üks ägedamaid Air Max. Mul pruudile ka väga meeldib. Käib ainult plusside kuuga. Ja special fieldidega. Ja nendel on üldse, mis sa ka välja ülilahe on, see materjal on veits läiki või siit muidugi kaamera mõttes ei ole näha, aga minu arust ka need minu 2 lemmikut on 100%. Aga ühesõnaga, sa tahtsid jutu kokku tõmmata? Tahtsin jutu kokku tõmmata ja tegelikult teile ka nukid anda või mis see on? Nuki! Aitäh, et te tulite rääkima jagama enda ketsi teadmisi ja kogemusi. Ja loodame, et sellele saatesarjal on väga palju osasi veel tulemas. Stay tuned. Stay tuned. Follow us. # investeering. Jop. # mul ei ole raha.